Tervist! Minu nimi on Kristi Liiv ja olen siis LHV pangas korteriühistute laenuhaldur. Olen ka suhteliselt lühikest aega tegelikult kokku puutunud, aga LHV jaoks siis algusest saati, et praegu peaaegu 5 aastat oleme siis LHV-s korteriühistu laenusid teinud. Kõigepealt võtsime üle siis Danske portfelli ja siis hakkasime sinna juurde ka ise täiendavat siis laenu tegema. Hästi huvitav oli tegelikult see teema püstitus jah, et siis... Ei kuule, väga aitäh, et ütlesite. Et väga huvitav oli see ettepanek siis korteriühistute liidult, et teha siis võib-olla väikene sissevaade naabruskonnapõhise renoveerimise finantseerimise teemasse. Et me ei olnud sellele tegelikult ennem niimoodi mõelnud, et mis see siis on. Ma ei ole tänaseid ettekandeid kuulanud, lähtusin iseenda arusaamisest sellest ja võib-olla siis vaataks, milleni ma siis jõudsin. Selline huvitav pilt. Need on siis korteriühistu laenud Eestis, mida me siis LHV poolt oleme finantseerinud ja need on nüüd ainult LHV enda poolt tehtud, siis laenud ei ole vanad laenud Danskest tulnud, et selline hea ülevaatlik pilt, et tegelikult me teeme ikka igale poole Eestisse. Et lähtume küll riskist ja vaatame maksevõimet ja ikkagi sellise analüüsi teeme, et päris sellist, tegelikult endal ka kahju, et sotsiaalseid projekte paraku ei saa teha, aga et peame siis sellest lähtuma. Aga siit on ka siis näha, et mida mina olen silmas pidanud ka selle naabruskonna põhise all, et on siis 2 asju. Üks, et samas piirkonnas tehakse siis mitmele ühistule korraga renoveerimist või sama piirkond siis renoveerib aktiivselt korraga ja teine on siis selline, kus ütleme, linnapiirkondades tehakse selliste majade ansamblit korda. Et minu selline peamine mõte on siis selles olnud. Võib-olla natukene käin kiirelt üle ka need korteriühistu laenu põhimõtted, et siis milleks korteriühistu laenu üldse on võimalik võtta. Et tegelikult kõige peamine, milleks võetakse, on siis ehitusrenoveerimistööd energiatõhususe projektide jaoks, aga kindlasti anname ka projekteerimiseks, ekspertiiside läbiviimiseks ja mis võib-olla selle naabruskondliku renoveerimise puhul on ka hästi oluline, tegelikult ka hoovid korda, parklad, mänguväljakud, kõik sellised asjad, et kuna seal on vähekene piirang selle laenu summa osas, mida ma ka järgmisena näitan, et siis võib-olla seal, kui mitme maja peale kokku, siis jällegi annab teha. Need võimalused, mille jaoks seda küsima tulla, kindlasti mitte piirduda siis selle ehitusega. Siis, millised on LHV ootused ühistutele? Kindlasti kõige peamine, mis tegelikult tuleb siin päris mitmest punktist välja, on siis, et peab olema Eestis korrektselt tegutsev korteriühistu. Kindlasti soovime, et oleks olemas siis ühistus juhatus, et ei pea, siin nüüd on välja toodud vähemasti 10 korteriga ühistu, see ei ole selline ütleme punane joon või mustvalge tingimus, teeme ka 4 korteriga, teeme 7 korteriga, et vaatame igat projekti kindlasti iseseisvalt, aga kõige olulisem ühistu puhul on ikkagi see, et ühistu asjaajamine, majandamine peab olema korras. Seda nii juhatuse poole pealt, aruannete poole pealt, et selliseid kaustikusse arveldavaid väikeseid ühistuid me paraku finantseerida ikkagi ei saa, kui seal tehakse asjad korda, siis on meie poolt ka alati pigem roheline tuli. Siis kindlasti võlglaste olemasolu ja nendega korrektne tegelemine, mis tähendab seda, et ainult see, kui on võlglased, et see ei tähenda, et on kohe kriips peal. Et kui on ühistu, kus aktiivselt, korrektselt, järjepidevalt tegeletakse võlglastega, siis sellisel puhul ikkagi me vaatame kindlasti peale, hindame seda tegutsemist, hindame seda võla suurust, nende võib-olla ka võlglaste sellist käitumismalli, võtame arvesse seda, kui seal on korterid müügis näiteks, et neid võlgasid realiseerida, et kõik sellised... Siis soovitavalt mitmeliikmeline juhatus lisasin igaks juhuks selle siia, et me oleme päris mitmel korral põrkunud selle vastu, et kui korteriühistus on üks juhatuse liige, siis seal tekib asja ajamisel tihtipeale selliseid takistusi, tõrkeid, ajalisi, võib-olla ka arusaamislikku ja võib-olla ka ühistus endas, et kui on üks juhatuse liige, siis
kipuvad sealt tulema ka rohkem intriigid korteriühistu seest. Ehk meie hakkame saama rohkem, mitte et see nüüd reegel oleks, aga selline kogemus tänaseks on, et kui seal on üks juhatuse liige, kelle võib-olla maine ei ole kõige parem või kellegi käitumismaneerid on olnud kunagi sellised, mida ühistu mingi osa liikmeid ei poolda, siis me hakkame saama pretensioone. Et ei pruugi see koostöö siis võib-olla kõige sellisem sujuvam olla. Aga üks peamisi asju, mida me siis ka soovime, ongi siis ikkagi see koostöö pangaga, et see oleks siis sujuv, dokumentide esitamine, kiire, korrektne. Ja mis ma rõhutada kindlasti tahan, on see, et meie oleme valmis olema korteriühistule partnerid. Et kui ühistu täna mitte midagi ei tea korteriühistu laenust, selle võtmisest, selle protsessist, siis me oleme samm-sammult olemas ja teeme ühistu esindajaga koostööd, et see laen läheks lõpuni välja ja saame olla siis finantseerimise poole pealt ja võib-olla ka natukene nõu anda seal ka korteriühistu koosoleku korraldamise poole pealt, koosoleku selle otsuste saamiseks, korrektsete allkirjade kogumise osas, kõik, mis puudutab siis seda dokumentatsiooni laenu saamiseks ja muidugi ka siis näiteks ehitaja puhul. Et see on ka, mille puhul meie siis tahame või püüame ikka korteriühistule ka olla partneriks, et on olnud juhused, kus valitud ehitaja ei ole sobiv. Et korteriühistud ei ole ise taustauuringut teinud ja me oleme saanud anda siis infot, et see ei ole avaliku info puhul sobiv ettevõte või ka meil on endal olnud eelnevalt negatiivne kogemus ja selle tõttu ei saa edasi minna. Põhilised tingimused, miks ma ennem ütlesin, et näiteks mingid väiksemad tööd, et siis meie laenusumma on alates 20 000, oleme ühekordselt teinud ka näiteks, kui projekti jaoks on 14 000 vaja, oleme ka teinud, et ei ole seda laualt ära lükkanud, aga siis me peame nägema seda perspektiivi. Omafinantseeringut ei nõua, et kui ühistul on rahasid endal kogutud, siis mis täna on meie kogemus näidanud, et ühistul on võib-olla mõttekas vähemasti esialgu jätta enda rahad hoiule ja kasutada neid siis kas nägematuteks töödeks või siis näiteks mingid ettemaksud, mida me ei finantseeri, et ikkagi me teeme laenust väljamakseid ainult siis tehtud tööde, aktide ja arvete alusel ja kui siis on vaja mingeid ettemakseid teha näiteks, siis saab ühistu raha selleks kasutada. Ja võib-olla ka näiteks tööde lõpetamiseks, kas jääb puudu või tulevad mingisugused tööd välja, millest ei ole teadmist, siis saaks selle sinna kasutada. Laenuperiood sõltumata asukohast ja tehtavatest töödest alati 30 aastat, lähtume ikkagi ühistu liikmete siis maksevõimest, nii et selles mõttes saame teha ka lühemat, aga vaatame ikkagi, et milline on see igakuine väljaminek siis. Lepingutasu on siis minimaalselt 500 €, aga suurusjärgus 0,2–0,5%. Selle ma ütleks ka, et see on selline võib-olla niisugune pehme raam, et seda me igal ühistul jällegi siis korrigeerime, vaatame üle ja kui laenulepingutasu osas on võib-olla see on ainus kaalukoht või üks väheseid kaalukohti, siis ka selles osas kindlasti läbi rääkida ja saame üle vaadata. Ja tagatis on siis tavapärane, siin midagi suurt uut ei ole, et on ainult siis nõueliikmete vastu mingit hüpoteeke ei seata. Nii, toon lauda korra ka veel meie siis energiatõhususe laenu, mis on tänaseks juba aasta siis turul olnud. Kenasti ootuspäraselt lööb laineid ja ühistutele on läinud, suurtele ühistutele eriti, on läinud intressi võimalused paremaks. Esialgu siis puhtalt siis ainult selle 1,29 pluss 6 euriboriga energiatõhususe laen siis LHV-st. Ehk oluline on saavutada siis renoveerimise tulemusel energiakulu sääst vähemasti 30% või energiaklass B. Aga seda siis selliselt, et mitte täna on C ja nüüd, või kuidas ma ütlen, et eelneva laenuga on juba C saavutatud ja nüüd tuleb B, aga me teeme mingisuguse väikese mitte energiatõhusust lisava tegevuse, siis C sinna alla ikkagi ei lähe. Ja ka refinantseerimised ei lähe siis selle laenu alla, siin on ainult uued laenud, lähevad selle energiasäästu laenu alla. Siis nüüd naabruskonna põhise renoveerimise finantseerimisest ja lähtusin siis olukorrast, kus on
siis ühes piirkonnas näiteks 3 kortermaja soovib võtta korraga laenu. Nad on kõrvuti asuvad majad, suhteliselt ühesuguseid töid tehakse ja mis on siis need maksevõime hindamise sellised kriteeriumid või mida me arvesse võtame. No kindlasti me hindame igat kortermaja ehk korteriühistut, ehk ma pean siis silmas, kus seal on siis nii-öelda 3 korteriühistut, hindame igat ühistut iseseisvalt. Ja näiteks olukorras, kus nendest 3 ühel on siis probleemid või asjaajamine ei ole korrektne, mingisugused sellised asjaolud, kus ta ei saaks laenu, siis ütleme nii, et see, et nad teevad seda 3 koos, seda me ei saa käsitleda pehmendava asjaoluna. Et ikkagi laenu võtmiseks on oluline, et need ühistud kõik iseseisvalt oleksid laenuvõimelised ja seda laenu teenindamist kandma, organiseerima. Mis küll on positiivne asjaolu sellise 3 ühistu puhul, seesama asja ajamine, et ütleme seal samas nende projektide tegemine, ehitaja valimine, omaniku järelevalve ja teine on siis ka selle hinna kokkuhoid. Et seda me võtame selles mõttes arvesse, et kui sellise näiteks 3 tehakse koos, siis tuleb see makse soodsam ja kõikidele ühistutele on see selle võrra siis mõttekam, soodsam ja parem, eks ju. Et aga ikkagi see maksevõime hindamine peab olema siis igal ühel korras ennem. Samamoodi siis võlglastega kõik sellised asjad. Riskidest seda ma ka põgusalt puudutasin, et seesama, et kui seal on 2 majal on võlglastega korras, 3. majal on võlglastega probleemid või on tühjad korterid või midagi sellist, siis jällegi on seal see risk kõrge ja me ei saa teda võtta siis selles mõttes selle ühe pundina või ühe kooslusena, aga et siis jah, kas siis on võimalus selliselt, et mul endal on olnud üks kogemus, kus teise ühistu juhatus ei saanud liiga hästi hakkama selle laenuga, nad soovisid laenu saada, otsus oli vastu võetud, kõik oli olemas ja siis kõrvalühistu esimees, kuna nad tegid samu töid samal ajal, siis ta aitas neid kokkuleppeliselt, et nad said need mõlemad protsessid siis läbi viia. Nüüd siis tööde teostad omaniku järelevalve siis kogemustega nende taust korras täpselt see sama lugu, et näiteks võimalus hinnata siis mitmel ühistul, mitmel inimesel seda, kas see töötaja, kas see ehitaja on korrektne, võib-olla mingi kogemuse pealt eelnevate tööde osas, võib-olla omab mingit ehitaja kogemust, ehitaja on ise ehitaja, näiteks on ju kulude kokkuhoid omaniku järelevalve mõttes, eks ju, et tuleb tegema ühte ühistu ehitust kontrollima, vaatab samal ajal teise üle, kõik need näiteks mingid sõidukulud, asjad, mida ta kokku hoiab. Et seda me vaatame ka selliselt, et need on võimalus ühistul jällegi, iga sent loeb, raha kokku hoida ja teha seda mitme peale, jällegi riskid on väiksemad. Ja piirkond ja selle jätkusuutlikkus, see on kindlasti üks hästi olulisi, üks võib-olla isegi peamiseid sellise piirkondliku või naabruskondliku renoveerimise põhimõtteid. Siin on 2 asjaolu. Üks on see, et hästi tore on, kui ühes piirkonnas mitu ühistut teevad oma majad korda. Ja seda on hea vaadata, inimesed tulevad sinna, nad hakkavad looma seda keskkonda ja seal elu areneb. Teine pool on see, kui on siis piirkond, kus hästi paljud ühistud korraga võtavad ette selle mõtte, et nad tahavad seda renoveerimist teha, aga osadel on võimekus tugevam, osadel on võimekus nõrgem. Ja tekib olukord, kus jällegi me saame ühele ühistule anda laenu, teisele ühistule me peame täpselt samas piirkonnas ütlema paraku ei, sest seal elavad samasugused inimesed, samad võib-olla töölkäimise kohad, samasväärsed sissetulekud, kõik sellised, aga lihtsalt me näeme seda võimekust kas või selles osas, et selle juhtkonna võimekus on parem, seal on ütleme 12 korterit versus 18 korterit ja mis on negatiivne asjal, on see piirkonna kontsentratsioon. Et Tallinnas ei ole probleem, me võime võtta Mustamäe ja teha tervele Mustamäele. See on selles mõttes arusaadav, et seal see maksevõime erinevates piirkonnas on erinev ja pigem me tahaksime mõelda selliselt, et meie teeme osa, keegi teine finantseerija teeb osa, ehk et seda riski selles piirkonnas jagada.
et seda riskikontsentratsiooni riski või piirkonna kontsentratsiooni riski, seda me jälgime, et me ei taha või ei tahaks teha näiteks tervet endist kolhoosi keskust korraga. Et see on nagu selline täna meie riskiisu olnud, et me sellises osas ei sooviks minna. Aga võib-olla siis mõned näited ka, et jätsin sama pildi, aga on hästi vahvaid näiteid selles osas, näiteks miljööväärtuslik renoveerimine Kalamajas, mis on üks näide sellisest majade ansamblist. Et võib-olla teate, et näiteks Kalamajas on sellised kooslused, kus on 2, 3, 4 maja, on hoovimajad, on A-d, B-d ja C-d, siis meil nüüd õnnestus finantseerida 2 maja siis 3A, väga kenaks teha, nad isegi said auhindu selle eest, nad said linna toetust ja need majad on väga kenasti puitmajad korda tehtud ja ei läinud palju mööda, kui tuli ka 3C ühistu esimees küsima laenu. Aga mis on natukene seal probleem on see, et ta on väga väikene, on siis see maja konkreetselt, see C ja see on 4 korterit. Aga näiteks jällegi sealt maalt meie vaate nurk on selline, et kui see 2 maja on korda tehtud, et on üks ansambel, siis jah, nad tahavad seal elada, nad tahavad selle kõik korda teha, nendel on endal see hea vaade ja kõik see ka linnapildis paistab hästi välja, nendel on võimekust, me ikkagi hindame ka võimekust, aga ta on kindlasti väga-väga suur positiivne asjaolu ja muidugi pärast seda naabruskondlikus mõttes vaadata, siis on üks selline majade ansambel, mis on korda tehtud, millest ka teised saavad inspiratsiooni. Et sealt kindlasti võib-olla tekib ka olukord, kus me natuke rohkem painutame seda enda riskiisu või ütleme seesama 4 korterit, eks, et mis muidu läheb meie skoobist välja, aga et siis me vaatame teda natukene suurema tervikuna. Kortermajad Hiiumaal, jällegi selline väga tore, kuidas ma ütlen siis, klassikalised kortermajad Hiiumaal, kes samamoodi tegid ühesuguseid töid, nad tegid ühishankega läbi KredExi ja hästi sümpaatsed 2 ühistu juhatuse liikmed, kes tegid toredasti koostööd, alates siis nii projekteerimisest, ehitamisest kui siis finantseerimise väljaajamise ja omavahel siis suhtlemise nii välja ja meil oli väga tore nendega asju ajada ja said ühes väikses piirkonnas siis 2 kortermaja korda. Karksi Nuia ma tõin lihtsalt välja, kuna ta on viimasel ajal jäänud hästi palju meile kõlama, et sealt on hästi palju tulnud sellest piirkonnast taotlusi ja tegelikult on see piirkond üks selline, kus siis me paraku oleme pidanud osadele ära ütlema. Ma ei tea, kas keegi on siin praegu Karksi Nuia kandist ka? Väga meeldiv. Et paraku me oleme pidanud sinna ära ütlema, sest seal on selline natukene paradoksaalne olukord, kus hästi palju küsitakse ja hästi palju soovitakse neid maju renoveerida, aga tekib see olukord, kus me oleme sinna päris mitmetele ühistutele laenu andnud ja inimestele selles piirkonnas, et kui seal paljudel inimestel see maksekoormus läheb kõrgeks, siis meil on raske nagu aru saada sellest, et kas see võib täna selle piirkonnale nagu mõjuda. Nii, aga siis miks valida LHV? Püüame toimetada kiiresti, saab vastuse esimese kontakti, kui kirjutada meile KÜ-laen@lhv.ee. Maksimumperiood 30 aastat ja selle me teeme ka graafikusse koheselt, me ei tee mingisuguse lõpupulletiga. Laenuperioodi sõltu tööde iseloomust ja saan täiesti oma südamel lubada, et läheneme igal laenutaotlusele täiesti personaalselt. Et mõtleme kaasa ja tahame siis pakkuda head laenu, et oleks võimalik korda teha oma majad. Aitäh teile! Küsimusi?